Tere tulemast meeskäside aasta näitusele. Enne kui tutvustan seda näitust, võib-olla räägiks paar sõna, mis tähendab meeskäside aasta. Meeskäside aasta tähendab seda, et tekkis mõte siin väiksemas seltskonnas meeste hulgas, et tooks korra mehed küünele. Mehed, kelle igapäevaseks tegevuseks nii hobina kui ka võib-olla sissetulekuallikana on käeline tegevus. Ei ole oluline materjal, ei ole oluline staaž, ei ole oluline vanus. Oluline on see, et armastus selle vastu, mis nad teevad. Ja kestab see siis terve aasta, üritaks siis vaatamata sellise keerulise ajale. Ja ühesõnaga proovida nad kuskilt orgastest ja töökodadest ja garaažiboksidest välja saada, et teised ka teada saaksid, millega nad tegelevad. Ja nüüd see näitus, ehk siis avanäitus, selle aasta avanäitus on siis siia on kogutud 14 meistrit. Enamik on nad minu sõbrad, tuttavad, mõnda meest tunnen rohkem, mõnda meest vähem. Kõik on nad oma ala meistrid, enamik on ka nendest edasiandjad, ehk siis õppejõud nii töötubades kui koolides, vahvalt toredad sellid ja kutsusingi nad siia näitusele selleks, et anda inspiratsiooni nüüd selle meeste aasta edasiminekul, ehk siis sügisel on plaan teha nendest meestest, keda mina isiklikult võib-olla ei tunnegi, aga teevad samamoodi imelisi asju ja valdavad imepärast tehnikat, nii pärimuslikku või ka võib-olla natuke modernsemat, aga ikkagi käelises oskuses. Et saada teha nendest meestest samasugune näitus, esindamaks nende tehnikat. Uutest meestest võiks ka olla sügisel samasugune vahva tore näitus meestest, keda mina nii palju nii ei teagi ja võib-olla üldse avalikkus vähe tunneb, aga kes omavad väga virtuooset oskut erinevate materjalide käsitlemisel. Ja hakkakski siis vaikselt seda näitust tutvustama. Mihkel Soon, Lõuna-Eesti poiss, täpsemalt Kärgule külast, esindamas kandlemeistrite Zunfti ja oma oskuseid viinud sellisele tasemele, et nii mitmedki Eesti tuntud muusikud mängivad tema kanneldega. Siin on siis Riit Saarevaar, setokultuuri tõsine edasiandja, muusik, kunstnik, ehtesepp oma sõlgedega. Õunvald ja Aivar, Võru poiss, keraamik, paljude näituste autor, õppejõud, õpetab rakukeraamikat ja üldse selline vahva seeri seal Võru linnas. No nii, Märt Väljaste esindab minu arust sellist tehnikat, mida rohkem keegi Eestis ei viljele, ehk siis vibutreipingiga toorest puust esemete treimist. Väga arhailine tehnika ja ta on viinud oma oskused väga vingele tasemele. Siin on täiesti kasutuskõlblikud nõud, millest saab süüa, toitu serveerida. Harjumaa poiss. No Ernst Tibul, see on minu jaoks selline tõeline leid. Miso poiss esindamas kolmandat põlve tõelist käsitööd, tõelist raditeelset käsitööd, ehk siis perekorvide valmistumist. Teadaolevalt on Eestis ainult sellised 3 meistrit, kes on suutelised perekorvi tegema ja tema on üks neist, mida on suurepärane oskus, suurepärane pärimuse hoidja. Siin siis Daniel Rohuvarm esindamas noort generatsiooni meistritest. Minu jaoks selline Leiutute küla elanik, imepärane vilepillide meister ja muidu ka üldse vahva tegelane. Siin on Priit Haalberg, tema Nikli Spits, selles tehnikas valmistatud imeilused sõlid, mis ma arvan nii mõnegi käsitööoskusele naise teeb käis kadedaks. Harjumaa poiss Urmas Veersalu, meie Genesi rekordi omanik, maailma suurima rookrooni valmistaja,
valmistamise tiimi eestvedaja. Ja nii nagu siin näha on imelused rookroonid, mis tema käe all valmivad, nii töölubadus kui tema töö. Niisiis, siin 3 tõelist meistrit, oma ala entusiasti, eestvedajad, esindamas erinevaid materjale. Näin on Niitvägi, metall, sepis, Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ja suurepärane inimene. Haskal, nahk, kelle teekond sai alguse ühest püksirihma vajadusest. Ja Margus Rebane, kunstnik suure algustähega, kivigraveerija, korvipunuja ja suurepärane sõber ja vahvategelane. Nii, siin on Alvar Streng, Vormsi poiss, suurepärane sepp, paadiehitaja, hoiab Vormsi meeste käsitööd täiega elus ja vahva tegelane muidu ka. Ja siin kõrval on Priit Kaleparts, Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse endine eestvedaja ja praegu juba 10 aasta tegeleb siis Haagi kultuuri edendamise ja selle pärimuse hoidmisega, et see kestaks. Ma olen jõudnud oma näituse viimase tegelase juurde, Meelis Kihulane, puutöömees, traditsioonilise puutöö esindaja. Tegutsen seni kuni silm särab ja annan seda edasi, mis oskan. No nii, tiir tehtud. Väike tutvustus siis nendest meestest kantud. Täpsemalt saate siis või natuke rohkem saate siis sellisest voldikust või vihikust. Ja siin enne lõpetamist ka üleskutse siis teile, kes te olete samasugused meistrid või veel paremad omas valdkonnas, aga keda eriti ei tunta, tulge välja oma töökodadest, garaažinurkadest, teeme sügisel samasuguse ühise näituse. Võtke minuga ühendust ja kui olete ka väga julged, siis kui suvel mõni suurem üritus on, tulge välja, lähme näitame, mis te oskate. Ja seniks siis kõik head teile, olge terved!